Töötab. Tere. Ei tööta või? Töötab. Jaa, tere meie poolt siis. Mina olen teile tuttavam nägu vast. Kes ei tea, minu nimi on Hanna. Ja see siin on minu abikaasa Norman, keda te vist üldse ei ole näinud peaaegu. No, mõned ikka on näinud, Hanna ära liialda. Mõned on rohkem, mõned vähem. Et kuna meil on selline ülesanne täna, et me koos jagame, siis me mõtlesime, et kõige mõistlikum viis seda teha, et see teenistus ei läheks 3-tunniseks, nagu meil on valgused ees omane, siis me teeme seda sellises intervjuu vormis, et jah, ühesõnaga mina intervjueerin, täiendan ja siis niimoodi me mõlemad jagame, mis meil südames on. Vot nii, selline sissejuhatus. Aitäh meid kutsumast ka. See on väga, väga tore. Aga hakkame pihta. Ma mõtlen, Norman, et äkki kõigepealt ma ei tea, tutvusta ennast, räägi natuke endast midagi. No sa tutvustasid juba. Nimi on Norman. Norman on siit kandist pärit ja tegelikult. Ma olen tegelikult sündinud, kasvanud üsna lähedalt, no mitte nii lähedalt, aga Väike Maarja külje all Avispea külas. Ja viimased umbes täpselt võib-olla 15 aastat olen Tallinnas põhiliselt elanud, aga suviti käime päris palju Avispeal ka. Ja nii on. Ma olen Hanna vist enne minuga kokku saamist polnud mitte ühtegi korda Avispeal käinud. Et see on tema jaoks täiesti uus koht, uus paik olnud, uued väljakutsed. Et nii on. Elatist teenin ehitusega ja sa võid küsida midagi veel, mida tutvustuseks võin endast rääkida. Võib-olla kui kaua sa kristlanne oled olnud? Ja ma 17 aastat tagasi tulin päästmisele. 43 aastat olin ise vana, aga 17 aastat olen Jumala laps olnud. Umbes täpselt ka, jah. Et Jumal tegelikult ta valmistas pinda päris pikalt enne juba ette minu südames, aga minu jah-sõna Jeesusele leidis aset 17 aastat tagasi. Ja see on olnud päris suur elumuutus mulle ja ka ma olen kindel, et kui Jeesus ei oleks sekkunud, ma usun seda, et ma ise ei oleks isegi elus olnud, veel vähem seda, et ma oleksin Hannaga abielus praegu, meil on varsti kohe 2-aastane poeg, jõululaupäeval meie poeg Jaak sündis 24. detsembril. Jah. Hästi. Temast räägime teine kord ja üldse meie lugudest. Jaagul oleks kindlasti palju öelda. Ja ta on väga sõnakas juba praegu. Ma räägin teile kiiresti ühe eilse õhtuse seiga lihtsalt soojenduseks, sest see oli nii naljakas. Me käisime eile pargis jalutamas ja ta on selline, et nagu Norman ütles, et ta saab detsembris 2, aga ta juba räägib täislausetega ja kõvasti oskab vastu väidelda. Ja siis eile olime seal pargis ja muidugi tulime autost välja ja tema oli kohe seisukohal, et tema ei taha omal jalal käia. Tema tahab ikkagi opas liikuda ühest kohast teise ja muidugi ma ei olnud sellega nõus, et ikkagi omal jalal peab ka käima ja mingil hetkel küsisin talt, et tema seal ikka ei taha, opasse tahad, ei taha tipp-tapp ja ma küsin, et Jaak, et mitu jalga sul on? 1. Mina ütlen, et mis nali see on, et mitu jalga emmel on? Emmel on 2. Aga Jaagul praegu on 1. Jaak ei saa teha tipp-tapp. Nii et peab neid väitlusoskusi kõvasti arendama. Selline tegelane on meil kodus. Aga lähme tänase teema juurde. Äkki sa loed selle kirjakoha kõigepealt ette? Ja meil selles suhtes on lihtne, et meil on kirjakoht ette antud, millest me rääkima peame ja see on Matteuse 5. peatükk, Jeesuse mäejutlus. Ja ma loen alates siis 26. salmist kuni 32.
ja siin Jeesus ütleb nii, tõesti ma ütlen sulle, sa ei pääse sealt, tegelikult oli see vist 27, Hanna. Jaa, 27-32. 27-32, ja te olete kuulnud, et on öeldud, sa ei tohi abielu rikkuda. Aga mina ütlen teile, igaüks, kes naise peale vaatab teda himustades, on oma südames temaga juba abielu rikkunud. Kui aga su parem silma ajab sind patustama, siis kisu ta välja ja heida minema, sest sulle on kasulikum kaotada üks osa oma kehast, kui lasta kogu keha heita põrgusse. Ja kui su parem käsi ajab sind patustama, siis raiu ta maha ja heida minema, sest sulle on kasulikum kaotada üks osa oma kehast, kui lasta kogu kehal minna põrgusse. Seaduses on öeldud, mees, kes oma naise minema ajab, andku talle lahutuskiri. Aga mina ütlen teile, igaüks, kes oma naise muul põhjusel, kui liiderdamise pärast minema ajab, teeb oma naisest abielu rikkuja ja kes iganes võtab minema aetud naise, rikub abielu. Amen. Amen, see on Jumala sõna. Ma kohe hakkan küsima sinu käest, Norman, et millest see tekst üldse räägib? Mida Jeesus tahab meile siin öelda, kuidas sa seda mõistad? Vabandust. Ja loomulikult ma olen palju lugenud Jeesuse mäejutlust ja ka väga palju mõelnud selle peale. Ma usun, et Jeesus ütleb siin mingisugused väga fundamentaalsed asjad, mis puudutavad Jumala riiki. Ja mõned ütlevad nii, et vana seadus, vana testament, käsk ei ole enam oluline, sest me elame armu ajal praegu, mitte käsu all. Ma ei ole sellega nõus ja Jeesus ka ei ole sellega nõus, sest eelnevalt ta ütleb siin, et 5:17 näiteks, ärge arvake, et ma olen tulnud seadust või prohveteid tühistama. Ma ei ole tulnud neid tühistama, vaid täitma. Tõesti, ma ütlen teile, ükski täpp ega kriips ei kao seadusest seni, kuni taevas ja maa püsivad, kuni kõik, mis sündima peab, on sündinud. Ja ma näen mõnda asja, mida Jeesus on tulnud tegema, mitte ainult rääkima, vaid ta on tulnud tegema. Ta ütleb, et ta ei ole tulnud seadust tühistama, vaid ta on tulnud seadust täitma. Ta ise on seadus. Ta ise on sõna, mis on lihaks saanud. Ja üks asi, mida ma näen siin nendes Jeesuse sõnades, on see, et ta võtab vana seaduse ja ta läheb pinna pealt sügavamale tegelikult. Ta hakkab lahti seletama, mis on ka käsu tõeline tuum ja olemus. Vanatestamendi ajal Moosese kaudu anti seadus. Kui Mooses kohtus Jumalaga mäe peal, siis ta sai Jumala käest 10 käsku. Aga kokku oli Vanas testamendis 613 erinevat seadlust ja seadust. Seda on päris palju. Mõned innukamad, nagu näiteks Paulus, võib-olla suutsid päris suure osa sellest täita. Aga Pauluse puhul tegelikult Paulus ütleb, et ma unustan kõik, mis on taga ja ma sirutun ees oleva poole. Ta arvab kõike seda, mida ta on inimlikult saavutanud tegelikult, ka mis puudutab käsu täitmist, pühmeks, et saada kasuks Kristust. Ja ma usun, ka Paulus tegelikult tegeles ainult nii-öelda käsu pinnapealse osaga. Aga kui nüüd Jeesus tuleb, siis ta tahab meid viia sellest välispidisest nii-öelda nähtavast osast, mis oli kättesaadav Vanatestamendi ajal, sügavamale. Ja ta tahab ilmutada tegelikult meile Jumala südant, Jumala tõelist olemust. Kirjutatud on, et seadus oli õige ja hea ja see oli Jumala käest. Ja see ei ole tühistatud tegelikult. Aga Vana testamendi ajal enne Jeesust oli probleem inimese poolses otsas, sest inimese süda oli jäänud kõvaks ja ta ei olnud suuteline nägema sellest kestast, sellest välispidisest sügavamale. Aga nüüd, kui Jeesus tuleb,
siis ta annab meile püha vaimu ja see püha vaim lõikab meie südame ümber, kivine süda on välja võetud ja lihane süda on asemele pandud, mis on võimeline nägema läbi selle kesta asja tõelist olemust. Ma korraks peatan sind lihtsalt selle sama kirjakoha kontekstis, natuke räägin tausta, et mida ühe näite nagu selle põhjal, et mida Norman mõtleb, kui ta ütleb nii-öelda see välispidine osa ja kuhu me tahame jõuda, on see sisemine tuum nii-öelda. Et selles kontekstis, kui ta räägib näiteks sellest abielu rikkumisest, siis vana nagu selle juudi mõtlemise järgi Vana Testamendi, see ei ole õige öelda Vana Testamendi järgi, aga see on õige öelda juutide tolleaegse tõlgenduse järgi Vana Testamendi kohta, siis naine oli omand. Eks, et need, kes ajalugu ja ütleme seda konteksti tunnevad, te teate seda, et naisel tollel ajal ei olnud õigusi, me ei ole nagu selles mõttes tänapäeva ühiskonnas, aga naine oli mehe omand ja tegelikult see nii-öelda see tõlgendus sellele käsule, Moosese seadus ütleb, et sa ei tohi abielu rikkuda, eks sa ei tohi, ja ta ütleb ka, et sa ei tohi võõra vara himustada ja tegelikult ka abielu rikkumist mõisteti eelkõige sellena, et see ei ole sinu oma. Sa ei tohi seda puutuda, eks. Et kui sa niimoodi mõtled, see on päris nagu materiaalne vaade asjale, eks. Et mitte küsimus ei olnud selles, et nii-öelda see tegu iseenesest või et see oleks Jumala silmis ebapuhas, aga see, et sa võtad midagi, mis ei ole sinu oma. Et see on see, kuhu Jeesus tuleb ja nii-öelda annab selle vaate tegelikult, et hei, mis su südames toimub läbi selle, on ju. Ja, et nagu ma juba eelnevalt ütlesin ja ka Hanna praegu täiendas seda, et küsimus ei ole selles välispidises, mida ma teen või mida ma ei tee niivõrd, vaid selles, mis ma olen. Jeesus hakkab rääkima inimese ja Jumala eelkõige sügavamast olemusest ja nii nagu kirjutatud on, et puud tuntakse tema viljast. Vili on selline, nagu tema puu on. Nagu puu DNA on selline, on ka vili. Puu kannab vastavat vilja. Ja nii nagu ka teises kohas on öeldud, et suu räägib sellest, mis on südames tegelikult. Meie tegemised peaksid tulema meie olemusest. Ja vaata, Jeesus nüüd tuleb ja eelkõige ta teeb võimalikuks meie südame muutuse. Nii, et enam ei ole see kivine mõistmatu süda, kes ei tunne Jumalat, vaid ta annab meile uue südame, mis on lihane, mis on tundlik, mis on vastuvõtlik Jumala asjadele, vaimsetele asjadele. Ja nüüd me oleme võimelised nägema ka käsku teistsuguse perspektiiviga ja aru saada, mida käsk tegelikult ütleb. Ja see ei ole mitte see, et nagu ta eelnevalt siin ütleb, et on öeldud, vabandust, 5.21 Jeesus ütleb niimoodi, te olete kuulnud, et muistsetele põlvedele on öeldud, sa ei tohi tappa ja igaüks, kes tapab, peab minema kohtu alla, aga mina ütlen teile, igaüks, kes oma venna peale vihastub, peab minema kohtu alla, kes aga oma vennale ütleb tola, peab minema ülemkohtu alla, kes aga ütleb sina jäle, peab minema tulepõrgusse. Et küsimus enam ei ole selles ainult, et kui ma lähen kellegi inimese maha löön, siis ma olen tapja. Vaid ma olen juba siis tapja, kui ma viha kannan oma südames teise inimese suhtes. Ja vaata, see on nüüd südame küsimus. Ja ma mõtlen seda, et välispidiselt, ma usun, siin ei ole väga palju tapjaid. Aga inimesi, kes on oma südames viha ja kibedust oma venna või õe suhtes kandnud, ma usun, ei ole siin mitte kedagi, kellel ei oleks seda probleemi olnud. Jeesus paneb päris ränga diagnoosi siin tegelikult, et igaüks, kes vihkab oma venda, on juba tapja. Jah, jällegi, et nagu ümber sõnastada, et Jeesus ei ütle mitte seda, et nii-öelda mõtetel ja tegudel ei ole vahet. Et ühesõnaga, et see tegu nii-öelda oma see on nagu lihaks saanud kujul siis või füüsilises elus välja tulnud kujul on lihtsalt selle väljendus, mis on tegelikult juba inimese sees ja see potentsiaal on igas inimeses, nii nagu Norman ütles. Ja, et ta seob siin
sisemise välispidisega. Ja see muutus, kuidas moodi me võiksime saada teistsugusteks inimesteks, kuidas me välispidiselt võiksime muutuda, kuidas me teod võiksid muutuda, algab sisemisest. Tee puu heaks, siis on ka vili hea. On see sõnum tegelikult, mida me Jeesuse mäejutlusest võime lugeda. Ja kui ma lugesin siin abielu rikkumisest, siis see on täpselt see sama printsiip. Abielu rikkumine algab südames tegelikult, et abielu rikkumine füüsiliselt ei ole midagi, mis juhtub kuidagi kogemata, et ups, ma sattusin lihtsalt naabri naisega voodisse. See ei juhtu niimoodi, vaid see protsess tegelikult algab väga palju varem juba inimese südames, mis on kuri ja mis on ümberlõikamatu. Ja lõpuks ta kannab välispidiselt ka vilja, nii et ma hakkan tegusi tegema. Jaakobus kirjutab sellest väga hästi, kuidas moodi himu, kõigepealt tekib himu, siis see himu rasestub, sünnitab patu ja kui on täide viidud patt, siis see sünnitab surma omakorda. See on üks protsess, üks jada, mis üks asi viib teiseni tegelikult ja lõpuks ta nii-öelda manifesteerub täiel kujul. Aga see on juba vili. Sa ütlesid midagi, mis ma arvan, et on hästi oluline, et okei, me siin kuulame seda standardit nii-öelda, et see standard on niivõrd palju kõrgem ja see puudutab tegelikult iga ühte meist, mis meie südame mõtted on, mis siin sees tegelikult toimub või jällegi kas või see, et mitte see, et ma teen kurja, aga see, et näiteks mul ei ole tahet head teha, näiteks mul ei ole tahet Jumalat otsida või et isegi sinnamaani välja, et see standard on nagu nii kõrge ja sa ütlesid midagi olulist, mis ma usun, et on see, et isegi kristlastena väga sageli see, mida me teeme, on see, et me hakkame väljaspoolt pihta nagu, et me vaatame, et okei, ütleme oma argumendina, me võime ennast hästi tunda, sest mu elus on ju kõik jonksus, et ei ole midagi valesti, ma ei ole ju mõrvar, ma ei ole kellelegi midagi öelnud, ma ei ole midagi teinud, eks, et nagu see on üks pool, aga ütleme ka see, kui tuleb see tunnetus, et okei, et tegelikult Jumala standard on nagu nii palju kõrgem või see, mis Jumal meilt eeldab puhta südame näol, on nii palju suurem, et siis me hakkame nagu hirmsasti pingutama, et okei, ma võtan ennast kokku nagu. Et kas sa äkki kommenteeriksid seda teemat just rohkem, et jah, mida siis me peaks tegema või kuidas see puu heaks saab? Jaa, vana seaduse mõtteviis on see täpselt, et ma kuulengi Jumala seadust, mis on õige ja mis on hea, ja nüüd ma üritan täita seda nii hästi, kui ma seda oskan. Ja siis selle alusel mind mõõdetakse. Ühel päeval tuleb võib-olla paremini välja, siis on pöial üles, teisel päeval võib-olla ma kukun läbi, jään alla, teen pattu ja vaat siis näitavad kõik mulle nii. Ja see on niisugune inimlik mõtteviis, see on käsumeelne mõtteviis. Aga Jumal ei mõtle niimoodi tegelikult, ma usun. Kui me oleme uuesti sündinud, kui me oleme elu Jeesusele andnud, siis Jumal taevas ei vaata meid halval päeval kui läbi kukkujaid, vaid ta vaatab meid läbi Jeesuse. Ja ta näeb Jeesust tegelikult, sest me oleme alistunud oma elud Jeesusele. Ja Jeesus on võtnud meie patud, kirjutatud on, ja heitnud need mere sügavusse nii kaugele kui ida on läänest. Ja ükskõik, kui palju meie põlv ka nõrgaks ei lööks ja meiega alla ei jääks, Jumal ei ole mõelnud ümber meie suhtes. Ja meie võitlus ei ole niivõrd, ma usun, patuga, kui sellega, et me jääme usku, et me jääksime vaatama Jeesusele, mida Jeesus on teinud. Et ta on meid puhtamaks pesnud, nii valge, kui valge üldse olla saab. Ja kurat on see, kes tuleb kõrvalt sisse ja sosistab kogu aeg, aga vaata, sa tegid seal seda ja sa mõtlesid niimoodi ja sa ütlesid seda. Ja ta tahab meid uuesti käsu alla tagasi vedada, et me hakkaksime
kuidagimoodi ise sooritama ja üritama Jumalale meelepärased olla. Aga Jeesus on juba sooritanud ja ainus inimene, ma ütleks sellise asja teile välja, et ainus inimene, kes on käsu kaudu õigeks saadud Jumalale meelepäraseks muudetud, on Jeesus Kristus. Ja sina ei ole teine. Ja see on väga tõsi, see on väga oluline asi, mida aru saada, sest me oleme armu läbi päästetud. Me andsime oma elu Jeesusele, me ütlesime, et meil ei tulnud välja täielik pankrott. Jeesus, mul on sinu abi vaja. Ja nüüd tuleb tema vaim ja tema õigsus, mis Jeesuses on, ja teeb meid täiesti õigeks, sünnitab meid uuesti seesmise inimese poolest. Aga väga tihti, mis juhtub peale uuesti sündi, on see, et me hakkame uuesti sooritama ja me läheme kolinal uuesti käsu alla tagasi. Ja hakkame mõõtma iseendaga ja seda, kuidas moodi meil välja tuleme. Aga tegelikult Jeesuse tahe, Jumala tahe on see, et me jätkaksime tegelikult armus kasvamist kogu aeg ja vaataksime pidevalt Jeesusele. Ja seal ei ole läbikukkumist, seal ei ole meeleheidet ja siukest lootuse kaotamist ka enese suhtes. Kas sa saad tuua mingi ühe hästi nagu praktilise näite, kuidas see su elus välja näeb? Et kuidas näeb armus kasvamine välja või kui midagi juhtub, mingi olukord on, kus sa nii-öelda sooritad alla lati? No ma toon väga lihtsa näite. Minul on läbi aastate üks päris suur võitluskoht olnud, mis võib-olla väga paljudele üldse ei tundu nagu big deal olevat, aga on söömine. Mulle meeldib endale väga süüa teha. Sest meie kuidagi peres on olnud siukene toidutegimistraditsioon. Minu ema, kes siin istub praegu, tema selle geeni minu sisse pandud ja siukse armastuse hea toidu vastu tegelikult. Ja minu lihtsalt veab. Ja Anna oskab ka väga hästi süüa teha, aga võib-olla toit ei ole nii olulisel kohas nende peres olnud, kui meie peres on olnud. Igal juhul, eks siin on muud põhjused ka, mis mind on kuidagimoodi nagu kimbutanud valel viisil. Hea toit on õnnistus Jumala käest. Hea toidu tegemise oskus ja ka nautida toitu on Jumala käest, ma usun. Aga kurat võib ka seda head ära kasutada tegelikult ja mul on siukse ülesöömisega, hea toidu nagu liigse nautimisega olnud läbi aja probleeme. Ja eks ma olen võidelnud sellega ja ma olen teadnud, et tegelikult siukene ülesöömine, see on üks siukene nagu lihas käimine, mis tahab mind lahutada Jumalast. Ja mäletan, sellest on võib-olla mingisugune aasta tagasi, kui ma olin nagu päris pikka aega juba nagu ree peal olnud ja ma ei olnud nagu langenud sellesse ülesöömisesse. Aga siis ühel korral, kui ma hakkasin Tallinnasse sõitma, ma tulin Avispealt, sõitsin sellest Circle K bensukast mööda. Ja siis see kutsus mind, tule ja osta üks hamburger ja võta üks kohv sinna kõrvale. Ja ma võitlesin oma sees, ma mõtlesin, mis asja ma teen, no ei saa mööda sõita ja kuidagi moodi ja rool keeras paremale vägisi ja ma läksin ja ostsin selle hamburgeri kõige suurema sealt. Ja siis sõidan mööda seda Peterburi maanteed ja see närin seda hamburgerit ja kuidagi maitseb hästi, aga ei maitse ka. Siukene süü tahab sisse tulla, et kuidas moodi ma ikka nagu läksin seda teed nüüd ja no ei oleks pidanud ja kõik see, ma arvan, see on tuttav teile ühel või teisel viisil, võib-olla mitte söögiga seoses, aga mingite muude teemadega. Ja ma söön seda hamburgerit, see samune pihv on seal veel hammaste vahel ja mul oli selline tunne, nagu Jumal läks väga kaugele minust. Kuidagi Jumal on pahane minuga ja ma pean nüüd nagu, söön selle hamburgeri ära ja siis ma pean nüüd meelt parandama ja läheb tükk aega enne, kui ma jälle selle ühenduse Jumalaga saan. Ja seda hamburgerit süües tuleb Jumala püha vaimu kõnetus minu sisse. Ja ma sain aru selle koha peal, et mitte minu patt, minu alla jäämine tegelikult selle koha peal ei olnud see, mis lahutas mind Jumalast. Sellepärast, et Jeesuse veri on kogu aeg lepitamas meid isa trooni ees. Ja minu seisund on Jumala püha.
ja õigsus isegi siis, kui ma olen alla jäänud. Aga teate, mis selle seina vahele tegi? Oli süü, mis tuleb kuradi käest, sest kirjutatud on, kurat on vendade süüdistaja. See on tema töökirjeldus, CV-s on kirjas selline asi. Ta on hävitav, valetaja, varastaja, tappja, süüdistaja. Ja kui ma olen käsu all, siis kurat saab tulla võtta ja käsku kasutada minu vastu. Ja sealt tuleb süü sisse ja lahutab mind isast. Aga nii kui ma parandasin meelt, ma ütlesin, et ei, ma ei lähe sinna tagasi, millest sina, Jeesus, oled mind välja ostnud tegelikult. Ja ma otsustan siin ja praegu, isegi kui ma olen pattu teinud, Jeesus vaadata sulle ja sinu verele, mis on mind õigeks teinud. Ja ma ei lähe sealt välja. Ja nii lihtne see ongi. Ja võt niimoodi Jumala ligiolu tuli tagasi minu üle. Ja see oli üks väga hea aeg, see 1,5 tundi, mis ma sõitsin autoga tegelikult Rakverest Tallinnasse. Ma ei pidanud 3 päeva kuidagi süü ja häbi all olema seal Jumalast lahutatud, vaid ma olin taas kokku liidetud. Just, et mingis mõttes nii-öelda see hamburger siin ei ole nii oluline, et see nagu see asi kaotab oma väe tegelikult just, kui sa lähed tagasi, see on nagu, ma lihtsalt jälle kuidagi sõnastan selle sama asja ümber, et võib-olla teise näite näol, et ühesõnaga jah, et see tegu, muidugi Jumala tahe ei ole, et me teeme neid tegusid, eks, et see ei ole Jumala tahe, et me oleme ülesöömises, see ei ole Jumala tahe. Minu elus on palju rohkem olnud tegelikult võitlemist seksuaalse patuga. Tegelikult, ütleme, oma teismeliste aastad ja ka täiskasvanuna ja ütleme see, ma usun, et see on väga levinud asi tegelikult sellised asjad, et nendest on raske rääkida, me ei taha nendest rääkida, aga tegelikult neid võitlusi ühes või teises asjas meil on erinevaid. Ja kui sa oled sellise võitluse keskel, mis tahes see teema on, ühe jaoks on üks, teise jaoks on teine, see on eriti raske, kui see on midagi, mis nagu kordub, sa ei saa nagu sellest välja. Et ma mäletan nagu neid kordi, kus mul oli selline tunne, et ma olen 2000 korda meelt parandanud, eks. Aga ikkagi iga natukese aja tagant ma nagu kukun sisse sinna. Ja see, see nagu, mida see teeb sinuga, ongi see, et see hävitas nagu seda usku, et ma üleüldse, lõpuks sa jõuad nagu mingisugusesse lootusetuse seisu natukene, et üleüldse see sinu jaoks võimalik on sellest välja saada. Aga see, millest Norman räägib tegelikult minu enda elus, on see sama tunnistus, on see, et kui minu identiteedis sai nagu tugevaks see, ma hakkasin nägema seda tegelikult, et Jeesuse arm ei ole katkenud. See tegu, jah, peab ära kaduma, aga ta ei kao selle peale, et ma rohkem pingutan, et ta ära kaoks, aga see nagu kuivab ära, kui see süü, mis seda võimestab, kui see identiteet seal all nagu nii-öelda kuivab ära, läheb tegelikult armu alla, siis nii-öelda see tegu lihtsalt ühel hetkel pühitakse nagu minema. Ja jah, vahel tõesti näiteks selles teemas oli ka, et ma võin öelda, et lõplik vabanemine sellest tuli siis, kui ma Normaniga koos sellest palvetasin. Me veel räägime nagu nendest teemadest ka nagu, et lihtsalt abielus ühesõnaga on mingid asjad, mis tulevad nagu, kui sa oled vallaline, sul on nagu üks niisugune oma ruum, kus sa mingeid asju nagu saad ära peita võib-olla, aga abielus kõik need asjad tulevad tegelikult üles. Kui me elame sellises abielus, nagu Jumal on meid kutsunud, kui me nagu tahame seda kätte saada, seda tegeliku üks saamist, siis kõik see tuleb üles. Siis sul ei ole neid oma nii-öelda nurgakesi. Ja see vabanemine tuli tegelikult selle ühise palve peale lõpuks. Ja see tõesti täiesti kadus mu elust ära, isegi nagu mõtte tasandilt nagu, aga jah, ühesõnaga praegu ma suudan väga laiali minna igale poole teemaga, aga ma tahtsin jah lihtsalt öelda seda, et see sama printsiip, millest Norman räägib tegelikult, et ma ei võitle patuga, vaid ma nagu kinnitun sellesse õigsusesse, mis on Jeesuses, ja see patt on lihtsalt kas ta on hamburger või ta on mingi muu asi, ta lihtsalt nagu, see on nagu mingi kalts, mis lihtsalt jääb sust maha nagu. Jah, sest Jeesus on patuga juba tegelenud. Risti peal ta on patu hinna kinni maksnud ja mitte ainult meie mineviku patud kustutanud, vaid ta on
teinud võimeliseks ka meid mitte tagasi minema enam sinna, millest ta on meid päästnud. See on nagu midagi väga palju sügavamat kui lihtsalt see, et ma ei tee enam seda. Vaid kui ta on meile uue südame andnud, millel on uued igatsused, millel on uued taotlused tegelikult, siis see on palju suurem ime kui see välispidine asi. Ja mis ma tahan Hanna jutu peale veel öelda, lisada on see, et meie motivaatoriks ei ole enam hirm karistuse ees. Ja see oli ka Vana Testamendi ajal niimoodi ja see pidi sellel ajal niimoodi olema, kui armu sellisel viisil ei olnud veel välja valatud. Uue Testamendi ajal Jeesuses on meie motivaatoriks armastus. Ja ma enam ei tee neid vanu asju, mitte sellepärast, et ma kardan kohut, ma kardan karistust, vaid sellepärast, et ma enam ei taha teha. Sest minu Jeesus on uue südame andnud mulle, mis on vaimu poolt ümber lõigatud. Ja nüüd mul on samad igatsused, mis on Jumala südames tegelikult. Ja ma ei saa enam neid asju teha, mida ma vanasti tegin. Sest nad lähevad Jumala loomusega, mis on nüüd minu loomus, minu olemus, vastuollu radikaalselt tegelikult. Jah, ma kohe ütlen jälle seda, et täpselt, et ühtepidi, see on nüüd selline nagu kummaline asi, et on ühtepidi kõik ju tehtud, see on meile kõik kättesaadav ja teistpidi me oleme selles protsessis, et me ju kasvame sinna. Et Jumala vaim nagu nii-öelda meie alistumine Jumalale, see, et tema vaim meis maad võtab, see on, me ei ole kohe seal, et me ei ole kõik veel nii-öelda, Kristus ei ole meil täis kuju saanud, me ei ole kõikides elualades veel võib-olla võitu kätte saanud, on mul õigus? Ja, et need kaks reaalsust on nagu korraga tõsi. Ja. Aga nii kaua, kui Norman otsib, vaatab järgmist kirja kohta, mul tuli selle viimase mõtte nagu sõnastusega teile üks väljakutse Karmeli kogudus. Ma usun, et vaadake, see, millest me räägime, ühtepidi see tundub võib-olla selline nii-öelda ABC jutt, et ma ju tean kõike seda, mis te räägite siin patust ja Jeesuse verest, me muidu ei olekski siin, et see on nii-öelda basic, aga ta ei ole, ma ütlen, et see nii-öelda ilmutus sellest, kes me oleme Jeesuses ja mida ta meie jaoks teinud on, me ei ole seda tegelikult aduma isegi hakanud, ma arvan, me oleme alles nagu kraabime seal pinda ja minu väljakutse teile, kui te mõtlete selle peale, kas see on abielus, kas see on ükskõik millises koguduse või sõprussuhetes, mida me teeme siis, kui keegi pattu langeb, kellegi juhtub mingi asi, keegi teeb midagi, keegi käib kuskil ja ütleme ümberkaudselt, me teame, et see on vale, me nagu ilmselgelt tajume, mis iganes see asi on ju, ütleme jällegi Vana Testamendi ja oma liha järgi me tahaks kohe nagu öelda oi, nüüd on nagu ühtepidi patt on patt, me peame õigete nimedega seda nimetama, aga mõistate, et meie nagu suhtumine sellesse inimesesse automaatselt on see, et ta on patune, eks? Aga ma esitan teile selle väljakutse, et nähke üksteist uute looduna. Proovige korras seda nagu, kuidas sa ütled, prilliklaasi või läätse, et see inimene, ükskõik millega ta võitleb, ükskõik kes ta on, ükskõik mis on tema minevik, mis on tema tulevik, kui ta on Jeesusele jah öelnud, siis ta on uuesti sündinud üleloomulik olend, saad aru? Ja Kristus ja kogu taevas on selle inimese taga, et ta võidaks. Ja vaadake, siis on nagu see küsimus, näiteks abielus, kui minu abikaasa midagi teeb või tal juhtub ja ei tule välja, eks ju, või ta jääb alla kuskil, ma võin mõelda nagu, see on nii raske ja kõik, eks, või nagu, et ma mõtlen, et ta on ikkagi selline või teissugune, eks ju, või ma võin hakata tööle selleks, et ta saaks võidu. Mul on nagu see valik, et ma võin ta poolele minna, nii nagu Jeesus seda teeb, kui ma tean, et kogu taevas tegelikult sellel nõrkuse hetkel rakendub selleks, et teda välja tõsta. Kas ma ei tahaks olla see, kes on osa sellest meeskonnast, eks? Et lihtsalt teile selline nii-öelda pall mõtlemiseks, kui te kuulete, näete midagi sellist, kus poole peal sa oled tegelikult? Aamen. Hanna jutu peale jällegi mul tuleb palju uusi mõtteid. Ma usun, mitte Hanna ei ole, kes neid mõtteid mulle annab, vaid Püha Vaim on,
kes räägib tegelikult kogu aeg meie südamesse. Ma ütlen vahele ühe asja siin veel, et mul on hästi oluline ka nendes võitlustes olles on aru saada sellest, et püha vaim on meie aitaja. Ta õpetab, ta räägib meile, ta näitab meile selle väljapääsutee. Me ei saa rakendada mitte mingisugust valemit tegelikult, et võitu saada nende asjade üle. Norman tegi niimoodi või Hanna tegi niimoodi ja siis ma teen samamoodi ja siis ma olen võidukas. Vaid meil on vaja igal ühel seda lähedast osadust püha vaimuga tegelikult, kes individuaalselt sind just igapäevaselt juhib nendes võitlustes. Nii et me võime võidukad olla. See on nagu hästi oluline asi mõista, et me ei üritaks rakendada valemit lihtsalt, vaid meil oleks elav osadus Jumalaga, kes võidu meile annab tegelikult. Aga tõepoolest nagu see teema, et kui ma ütlen nagu sellise asja välja, et me oleme juba võitjad Kristuses, see on Jumala sõna kohane, me oleme juba pattudest puhtaks pestud, asetatud taevasesse olukorda koos Kristusega. Jeesus on võidutsenud üle valitsuste ja meelevaldadega, häbistanud neid avalikult. Kolossa kirja 2. peatükk ütleb näiteks sellise asja. Nii edasi. Aga kui me vaatame iseendi elusi ja näeme kõike seda, mis ei ole veel alistatud, mis ei ole veel nii nagu peaks olema, siis meil tekib see dilemma või see sihukene küsimus siin, et kuidas, mis värk see siis on, kas Jeesus on juba kõik teinud ja pattudest vabastanud, miks ma siis näen ikkagi oma elus selliseid asju. Ja ma usun, ma ei tea lõplikku tõde selle kohta, aga Jumala vaim on mul hakanud ka nendes asjades rääkima ja ilmutust andma. Ja ma usun, et üks põhilisi segaduse kohti on see, et see uus loodu, mis Kristuses on meie sisse tekkinud, see vaimu ümberlõikamine, südame ümberlõikamine on aset leidnud meie vaimus. Ja meie vaimus me oleme 100% täiuslikud, Kristuse sarnased. Me ei ole väikse Kristuse sarnased või meil ei ole väikest püha vaimu, vaid meil on Kristuse täis hea mõõt, on juba kõigi meie sees, kes me oleme Jeesusele jah öelnud ja püha vaimu vastu võtnud. Konks on siin selles, et me ei ole ainult vaim ja ihu. Väga paljud inimesed ajavad segamini vaimu ja hinge. Aga vaim ja hing on kaks erinevat nii-öelda inimese olemuse tasandit, ma võiks nii öelda. Ja nii nagu ma ütlesin, nii nagu Piibel tegelikult räägib sellest, meie vaim on täiuslik, Kristuse sarnane, aga meie hinge tasand peab saama muudetud päev-päevalt meelte uuendamise teel, nagu Paulus ütleb Rooma kirja 12. peatükis, ma loen selle ette teile, 12.2, ja ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik. Ja vaadake, see on nüüd üks protsess, see on see üks võitlus, mida me päev-päevalt peame tegelikult ja mida rohkem me vaatame oma vaimu, kus Kristus elab ja alistume Kristusele, kes meie vaimus juba on, seda rohkem hakkab Kristuse sarnasus manifesteeruma ja meie hingetasandit ja ka meie ihutasandit üle võtma. Ja ma usun, et see on nagu ka juhtumas koguduse tasandil. Kui me kogudusena ja individuaalselt hakkame uskuma sellesse, mida Kristus juba teinud on, mida sõna ütleb, seda rohkem manifesteerub Jumala riik meie sees ja meie läbi. Ja ma ütleks kokkuvõtlikult, et selle asja nimi on ärkamine, millest väga palju praegu räägitakse. Praegu väga suures osas on Jumala riik meie sees juba, aga ta on lukustunud olekus. Aga ta tahab välja tulla ja see on Jumala igatsus ja see toimub püha vaimu väetoimel. Et me oleme suutelised üldse nägema seda, kes me Kristuses oleme ja nüüd ka käima selles, milles Kristus on meid kutsunud käima.
Aamen. Aamen selle peale. Ma korraks hüppan tagasi selle peale, et see teema tegelikult, mis meile anti täna, on puhtus, eks? Et sa võib-olla kuulad seda ütluse mõtted, et me oleme nagu totaalselt läinud kuskile oma, aga tegelikult ei ole. Et ma seon ühe väikse otsa siin juba kokku. Ja ma ütlen lihtsalt seda, et meie arusaama järgi Normaniga on ainult üks puhtus olemas ja see on Kristuse puhtus. Et meil ei ole nagu see, et mina hoian ennast, jah, seal on nii-öelda minu valikud, minu teod, mida ma vaatan, kus ma käin, mida ma loen, mida ma nii-öelda sisse söön. See on nagu minu valik, aga see nii-öelda minu püüe olla tubli ei ole see puhtus, millest Piibel räägib. See ei ole see tegelik südame, nagu jah, see ei ole see südame tegelik seisund, kuhu nagu Kristus tahab, et ma jõun ja see on, või millest Kristus räägib mäejutluses ja üldse, millest Piibel räägib, et on olemas ainult üks puhtus ja see on Jumala vaimul nagu üleloomuliku töövili on see puhtus. Ja see kõik, mida me siin niimoodi kirjeldame ja räägime, me räägime, mis see töö on, kuidas see käib tegelikult. Ja see on nii, nagu kui ma olin vallaline, Jumal hakkas mulle sellest tegelikult killukesi nagu näitama just selles samas tasandis, et tegelikult ma arvasin mingi perioodi, et ma olen väga tubli kristlane, mul on jällegi, nagu ma ise siin räägin, et mul on kõik jonksus, ma teenin ja ma ei tegele mingite imelike asjadega, ehkki ma tegelesin tegelikult vahel juhtus, et tegelikult ja kui ma nagu meie jutluse valgel seda vaatan, siis tegelikult minu loomuses oli nagu pimedus sees, mõistate? Et ma võin nagu mitte, need teod ei ole lihaks saanud, aga ma kannan seda sama asja oma sees. Ja Jumal hakkas mulle nagu seda näitama, et sa arvad, et sa oled väga jonksus, et sa ei tee midagi ja sa oled siin õigeks. Aga kui mina oma valgusega tulen, mis ma su seest leian tegelikult, mis su sees on? Ja nii-öelda see teadmine sellest, et see standard ma ei küündi, ma ei jõua sinna ise oma jõuga, ma ei jõua sinna oma tegudega, vaid ma jõuan sinna ainult läbi Jumala ees nagu alistumise ja tema üleloomuliku puudutuse ja töö. See on ainuke viis, kuidas ma saan puhtalt mõelda ja selles maailmas puhtalt elada tegelikult, mis kogu aeg viskab neid konkse. Et ma annan kohe Normanile sõna, ma lihtsalt ütlen, et see, et meie elus on mingid võitlused, teate, selleks ei pea ise väga palju pingutama, sest seda lihtsalt tuleb uksest ja aknast ju sisse. Et on ju, et sa lihtsalt, ma ei tea, laps läheb kooli, mis asja nad seal koolis räägivad, mis asi tal telefoni tuleb, ta vaatab mingit videot, me räägime, meil on 2-aastane poeg ja laste, beebide multikad ja vaatab ja mingi teema tuleb sisse. Ma mõtlesin nagu tule taevas appi, et lihtsalt see on igalt poolt nagu tahab sisse tulla, see pressib peale. Selleks ei ole palju vaja, et see võitlus sinu õuele tegelikult tuleb. Aga jah, nagu me rääkisime, on ainult üks tõeline puhtus ja see on uuesti sündinud ja üleloomulik Jumala antud puhtus tegelikult. Hanna on mitu korda sellist sõna maininud nagu standard. Ja kui käsk, Jumala tahtmine, Jumala tahe sai antud läbi Moosese mäe peal, siis nagu ma juba ütlesin, nagu me sõnas võime seda lugeda, see oli täiuslik ja hea. Aga ühe asja, ühe mõtte ma tahan nagu siin ka veel välja tuua sellega seoses, mida ma ise olen nagu kuidagi moodi valesti uskunud võib-olla ja mida ma näen koguduses tihti peale võib-olla, kuidagi ta on vale pidi kätte võetud, et mis käsu eesmärk oli üldse. Käsu eesmärk ei olnud, ma usun eelkõige see, et me nüüd kuuleme seda käsku ja me nüüd teeme selle kohaselt ja siis oleme Jumalale meelepärased, ehk see standard. Jumal andis käsuga oma standardi. Ära riku oma abielu, austa oma vanemaid, ära võtta Jumala nime asjatult suhu, austada eelkõige Jumalat üle kõige, ärgu olgu sulle ebajumalaid, nii edasi. Ja see on see standard.
Aga nüüd inimesed, mida tegid, nad üritasid oma jõust seda täita tegelikult. Ja see latt oli tegelikult nii kõrgel, see standard oli nii kõrgele asetatud, et mitte ükski inimene tuli välja, ei olnud suutelised üle sellest hüppama. Isegi teibaga mitte. See oli täiesti lootusetu olukord tegelikult. Kõik kukuvad läbi. Alguses kõik inimesed kuulevad seda seadust, ütlevad, et jaa, see on õige, me teeme selle järgi. Kõik on nagu selles osas, enamuses inimesi on selles osas nõus. Aga nüüd, kui läheb tegemiseks, selgub, et ei tule välja. Mis me teeme selle koha peal siis? Kui ei tule välja, läheme uuele ringile, proovime veel, nii kaua kui välja tuleb, harjutame, treenime ennast. No ikka ei tule välja. Ja mida rohkem sa proovid ja rohkem sa läbi kukud, seda suuremaks kasvab tegelikult süü ja häbi ja frustratsioon. Ja lõpuks sa võid öelda, et minul ei tulegi kunagi välja. Ju ma olen üks lootusetu juhtum ja ma ei saagi saada. Ja nüüd Jeesus mäejutluses, nagu ma lugesin seda juba, võtab selle sama käsu. Ja ta keerab sellele, mitte ta ei tühista seda, vaid ta keerab sellele vinti peale veel. Ja ta paneb standardi veel kõrgemale, väga palju kõrgemale. Kui enne nagu, Pauluse-sugused vennad enam-vähem nagu täitsid seda, Paulus ütleb seda, et seadusest tuleneva õiguse poolest ma olen täiuslik. Päris kõva statement, paljud ei saa seda öelda. Aga vaata, Jeesus tõstab selle lati nii kõrgeks, et isegi Pauluse-sugune vend ei hüppa sellest üle. Miks ta seda teeb? Ja miks tegelikult Vana Testamendi seadus ka oli nii karm? Ei olnud mitte see põhjus, et me täidaksime ja saaksime õigeks selle läbi. Käsu eesmärk oli juhtida meid iseenese lõppu, täieliku pankrotti, sinna, kus me tunnistame, et ei tule välja, ei saagi saada. Ja kui see oli minu päästmise tegelikult algus, et ma elasin parajat päti elu ja tegin igasuguseid ebasündseid tegusi ühel või teisel viisil ja ma ei osanud paremini lihtsalt. Eks ma proovisin ka ja tahtsin ikka hea inimene olla, aga välja ei tulnud. Ja asjad läksid järjest hullemaks. Aga minu sees oli kogu aeg Jumala, ma uskusin, et Jumal on olemas kogu aeg. Aga ma tahtsin oma asja ajada. Ma tegin 7-aastase poisikesena Jumalaga ühe kokkuleppe, kui ma käisin kirikus pühapäeva koolis, et ma lähen praegu kirikust minema. Ma usun küll, et sa oled olemas. Ma usun seda ka, et Jumal, sa tahad mingit asja minu sees ajada ja minu läbi ajada. Aga ma tulen hiljem tagasi, siis kui mul on kõik põnevad asjad siin maailmas tehtud. Ja siis ma hakkan sinuga nii-öelda businessit ajama. Ja ma läksingi minema ja asjad läksid loomulikult väga halvaks minu elus. Kuni ma sain 26 ja Jumal ta kutsus mind kogu aeg, aga siis asjad olid nii halvaks läinud tegelikult. Et minu sisse tuli nagu üks ilmutuslik teadmine, enne seda, kui ma uuesti sündinud veel olin. Ja see teadmine oli selline, et kuskil mujal ei olegi elu. Ma ei saagi saada. Ma olen hukule määratud, kui Jeesus, sina ei tule ja ei päästa mind. Ja seaduse eesmärk ongi viia inimene iseenese lõppu, et ta tunnetaks oma jõuetuse ja rikutuse ära ja et tal on vaja päästjat. Ja päästja on Jeesus Kristus. Ja Jeesus nüüd, kui ta mäejutluses keerab seda vinti veelgi peale ja paneb selle lati nii kõrgele tegelikult, see on see sama mõte. Ta ütleb, et ei, teil ei tule mitte kellelgi välja. Tegelikult, teil on vaja päästjat, teil on vaja mind, et sellest hukatusest, sellest õnnetuse august tegelikult välja tulla. Ta ei hüppa ise sealt üle. Aga see on üks ilmutuslik teadmine. Mina võin seda rääkida teile siin ja te võite öelda isegi aamen selle peale. Aga nüüd igal ühel on vaja individuaalset seda püha vaimu ilmutust, et ma olengi läbi kukkuja. Ole sa selline pätt, nagu mina olin võib-olla kunagi.
Või oled sa maailma standardi järgi päris viisakas inimene, ei ole kunagi halbu asju teinud. Meie südame olukord on kõigil üks ja sama. Meie kasvukeskkond on teine, meie geenid on erinevad, mis mõjutavad ka päris palju, aga välispidist. Aga kõik me oleme sündinud Aadamas. Ja Aadam ta on täiesti hävinud, ta on täiesti hukatusse läinud, Jumalast lahutatult lõpuni välja. Ja kui see ilmutus tuleb, siis on lootust. Kui sa kirjutatud on, kes iganes hüüab appi Jeesuse Kristuse nime, see päästetakse. Ja see sõna on ustav ja tõeline. Amen. Ja paraku on nii, et sinna kohta, et me ei saa ise või et meil ei tule välja, et sinna inimene ise ei taha minna. Ja see võib olla isegi, ma ütlen, et isegi kristlasena, isegi, nagu me rääkisime siin enne, et kuna me ei ole veel, meie hing ei ole tegelikult alistatud, me ei ole uuesti sündinud või see pärand ei ole lahti läinud, mis tegelikult Kristuse kaudu meie sees on, siis ütleme erinevatel aladel see võitlus, et mina näiteks, ma ei taha jõuda sinna, et mul ei tule välja või et ma ei saa hakkama. Ma olen nagu, ma tean, siin saalis on veel, te ei pea kätt tõstma, aga ma olen nagu nii tubli lihtsalt, et teate, et silmad ette teistele, eks ju, et teised kukuvad, mina ikka püüan, on ju, et nendel on kõige raskem, ma arvan, et see, et su teadvusesse see jõuaks tegelikult, et mingis mõttes, kui sa oled niimoodi elanud nagu Norman, sul ei ole väga illusiooni sellest, et milline inimene võib olla, et mis see kurjus su sees on. Aga kui sa oled nagu mina, et tegelikult sa oled väga õnnistatud elu elanud, siis see teadmine on raske tulema, et mul võiks Jeesust vaja olla, on ju. Et isegi täna mingitel aladel, mis mu point on nagu veel on see, et kui sa täna oled selle koha peal, et nagu nii-öelda mingi asi läheb nagu järjest hullemaks ja sa mõtled ja ma palvetan ja ma püüan ja ma palvetan ja ma püüan. Ma ei taha kuidagi öelda, et Jumal on kitsi või et ta ei vasta, aga see võib olla, et ta juhib meid sinna kohta, et me täiesti nagu, et me tõesti alistuks, et me tõesti ütlekski, et me jõuaksime sinna, et see ei olegi minu enda jõust, sest vastasel juhul alati mingil tasandil on see, et ma tõusin ju püsti. Ma ikkagi haarasin need ohjad, ma panin need asjad ise korda, on niimoodi. Et see on nii sügaval meie loomuses sees, et tõesti, kui sa oled nagu selle pingete niimoodi keskel ja sulle nagu, võib-olla ma kirjeldasin sinu olukorda, siis ole julgustatud, sest Jumal ei ole sind maha jätnud, vaid tõesti sind juhitakse sellesse kohta tegelikult, kus see hüüe Jumala poole oleks nagu ehtne, et sa tõesti jõuad sinna, nii et see ei olegi mina, sa oled sina, Jumal. Ja, et need sellised läbikukkumise kohad, meeleheite kohad kahtlemata on väga rasked kohad olla ja selline lootusetus tahab sisse tulla käega löömine, et minust ei saagi kunagi asja. Aga ma õhutan sind vaatama asja teisest perspektiivist ja täpselt see, mida Hanna juba ütles siin, et selle läbikukkumise kohas, kui ma tunnetan ära oma jõuetuse ja armetuse tegelikult, on Jumala arm kätte saadav. Ja seda ütleb ka Paulus. Ma vaatan, kas ma leian üles. Rooma kirja 5. peatükk, 20 salm, Paulus ütleb niimoodi, seadus on aga kõrvalt sisse tulnud, et üleastumine suureneks. See sama asi, mida ma rääkisin, tegelikult seaduse eesmärk on see, et kuidas moodi siis üleastumine suureneb seaduse kaudu. On see, et ta valgustab meie südame olukorra tegelikult, ta näitab selle standardi ja me saame aru, et me ei küündi selle standardini. Ja see ongi see, et see patt saab suureks meie sees. Mitte, et patt iseenesest suuremaks läheks, aga ilmutus patust meie sees kasvab. Aga ta ei lõpeta veel siin sellega, vaid on lahendus ka. Ent kus on patt suurenenud, see ilmutus on kasvanud, meie arusaam meie tegelikust olukorrast, seal on arm ka saanud ülirohkeks. Ehk siis
Kui ma ütlen, et mina olen hea inimene, kõike õigesti teinud, ma ütlen sisuliselt, mul ei ole armu vaja. Mul ei ole Jeesust vaja, ma olen ise kuningas ja päris hästi tuleb välja, vahel natukene ikka, aga kes ei eksiks, kõik inimesed eksivad ja küll Jumal ka taevas saab sellest aru. Jumala standard on 100%. Ei ole 99%, ta ei võta sind vastu, siis kui 99% sooritasid, vaid ta eeldab 100%. Ja 100% sooritas jällegi, ma ütlen selle, ainult Jeesus Kristus. Ja meie siseneme Jeesusesse, Kristusesse ja tema õigsusesse usu kaudu. Ja see on võtmesõna. Kui sa küsid, et kuidas moodi ma siis saan osa sellest, mida Jeesus on meile välja võidelnud, see on usu kaudu. Ja mis see usk on? See usk on see, et ma alistan ennast sellele, kes Jeesus on ja mida tema sõna ütleb, mida tema on teinud risti peal. Ja nüüd arvestatakse see, mis kuulub Jeesusele minu kontole ja mis minu kontol oli, on arvestatud Jeesuse kontole. Ja ta on risti peal kandnud kõik selle, mida meie oleme tegelikult väärt olnud. Ja siin ei ole mitte ühtegi erandit, sest Jumala evangeelium on päästeks igale ühele, kes usub. Esiti juudile ja siis ka kreeklasele. Amen. Ja. Nii et taas kord, kui sa oled sellises meeleheite või pressi koha peal, ma usun, et nende kohtade peal meil on alati see variant ka, et me nagu loobume, et lihtsalt see on nagu enam ei jõua, enam ei taha, see ei vii mitte kuhugi. Meil on nagu vaenlane viskab meile seda mõtet ka pähe kogu aeg, et see on nii-öelda, meil on see valik, aga me tahame just julgustada ja üles kutsuda selles osas, et nii-öelda kirjuta see Jumala arvele selles mõttes. Ma tean, see kõlab võib-olla kuidagi mõnele ülbena, aga ma usun, et usk on üks väga julge asi meie sees. Kirjuta see selles mõttes Jumala arvele, et ütle Jumalale, et okei, tõsi, see armetus on väga suur ja ma ei saa ise, aga sa oled öelnud, et on arm, sa oled öelnud, et on vägi, sa oled öelnud, et on pääste. Näita mulle, et kus see on. Et ära löö selle koha peal silmi maha ja ära mine minema, vaid jah, nagu tõsta see asi õigesse kohta, sest et see tõotus on tõsi. Seda ma saan oma elu pealt öelda, seda saab Norman oma elu pealt öelda. Siin on veel 100 inimesi, kes saavad seda sama tunnistust anda, et selle koha peal midagi juhtus ja midagi tegelikult muutus. Ma korraks küsin seda, meil ei ole siin kella. Jaa, ma ise tahtsin sama küsida, kui kaua me siin seletanud ole. Kell on 12:26. Aha, okei, siis võib-olla oleks hea, et me... Ja. Ma mõtlen seda, et võib-olla me saame kuidagi selle otsa kokku tõmmata ja tegelikult võib-olla sellise viimase asjana, kas me jõuame sinna minna, on see küsimus. Jah, ma arvan, et võtame praegu mõtted kokku. Et kas on, mis sul veel endal südames on? Mul oli täpselt sama mõte, et võtame mõtted kokku. Ja selleks viimaseks mõtteks, mida ma tahan jagada, on Jaakobuse kirja esimene peatükk, üks kirjakoht, mis mind puudutas paar aastat tagasi. See küsimus, loomulikult kõik tahavad teada, aga mida ma siis teen? Mehed, vennad, mida me teeme? Kõik me tahame lahendusi saada, aga Jumala riigis ei ole selliseid kiireid lahendusi tegelikult. Sest Jumala töö meis on väga sügav ja see võtab aega. Siin on kannatlikkust tarvis. Aga me oleme ära rikutud, meie mõtteviis on ära rikutud selle maailma poolt, kus kõik käib kiiresti. Toit on kiire ja transport on kiire ja info liikumine on kiire tänu internetile. Ja see on mõjutanud väga tugevalt meie mõtteviise. Aga Jumala riigis on asjad ikka endised ja asjad võtavad aega. Sellepärast ma kurvastuseks ütlen, et kiirid lahendusi ei ole minu jaoks olnud, ei ole Hanna jaoks, mitte kellegi, mitte ühtegi erandit ei ole tegelikult. Ja kunagi, kui ka mina ise olen võidelnud mingisuguste
puhtuse küsimine, millest puhtus on see, millest me oleme pidanud rääkima. Ja me oleme rääkinud tegelikult sellest, aga me ei ole võib-olla rääkinud, ma ei tea, nii otse või konkreetselt mingisugustest teemadest. Aga ma usun, me oleme andnud mingisugused võtmed tegelikult. Ja nüüd igaüks peab hakkama neid võtmeid ise kasutama. Ja minu niisugune igatsus oli ka, et pikki aastaid tegelikult seesugune, et asjad, millega ma võitlen, milles mul on vabadust vaja, muutust on vaja, ma pean minema kellegi võitud mehe või naise juurde, kes paneb mulle käed peale, alla ja vahele, nagu Hanna isa ütleb. Ja siis tuleb vägi taevast või läbi selle mehe siis ja puudutab mind ja nüüd ma olen vaba. Kurjad vaimud on välja aetud ja püha vaim on sisse aetud ja nüüd ma lähen ja hakkan tegema seda Jumala tahet ja võidukas olema. Ja ma otsisin väga palju, ma käisin kõiksugu kohad läbi, isegi Ameerikasse välja läheksin mingitele teenistustele, et leida seda vabadust. Ja selle otsimise käigus tegelikult ma jõudsin lõpuks sinna kohta, kus ma sain aru, et sellisel viisil need muutused ei tule esile. Jumal teeb seda tööd, ta on mulle andnud selliseid puudutusi, vabastavaid puudutusi küll aja jooksul. Aga need ei ole valdavad olnud, need ei ole väga tihedad kogemused olnud minu elus. Ja mida ta paar aastat tagasi võib-olla hakkas mulle näitama, et oli see, et see vabadus tuleb läbi Jumala sõna. Läbi kirjutatud Jumala sõna, mis on elustatud püha vaimu kaudu minu südames. Ja see vabadus tuleb ka läbi ühe alistumise, minu südame alistumise Jumala sõnale. Ma ütlen jah sellele, mis kirjutatud on, mida Jeesus, sina oled rääkinud tegelikult. Ja ma panen selle sõna tallele oma südamesse. Nii nagu Jeesus ütles, et ma olen pannud tallele oma isa sõnad. Ja ma teen seda, mida ma oma isa kuulen, või ma räägin seda, mida ma oma isa kuulen rääkivat ja teen seda, mida ma näen oma isa eest tegevat. Ja siis ühel korral Jumal andis mulle selle sõna, mida ma ütlesin Jaakobuse kirjast, ma olin seda lugenud juba väga palju varem, aga see niisugune kõnetus või püha vaimu ilmutus sellest tuli lihtsalt ühel suvalisel päeval, kui ma sõitsin autoga kuhugi. Ja ma loen esimesest salmist, esimesest peatükist, 22. salmist. Aga olge sõna tegijad ja mitte üksnes kuuljad pettes iseendid. Sest kui keegi sõna kuuleb, aga selle järgi ei tee, siis ta sarnaneb mehega, kes vaatleb oma ihulikku palet peeglist. Ta vaatles ennast, läks minema ja unustas varsti, missugune ta oli. Kes on aga kummargil vaadanud vabaduse täiuslikku seadusesse ja sellesse ka jääb, ei ole unustav kuulja, vaid ta on tegude tegija ja see on õnnis oma tegemises. Ja kuidas moodi Jumal seal autos olles selle sõna mulle avas, oli nii, et see sõna oli selline, et minu sõna on ainus tõeline peegel, millesse vaadates näed sa seda, kes mina olen ja kes sina minus oled. Ja kõik teised peeglid on kõverpeeglid. Mida ma selle all mõtlen? On see, et me oleme inimlikult, ilma püha vaimu ja Jeesuseta, oma mineviku produktid. Noorest east peale on meile öeldud, kes me oleme. Ja meie läbikukkumised on hakanud ütlema meile, kes me oleme. Ma olen kukkunud 1000 korda näiteks läbi mingisuguses asjas. Ja see läbikukkumine, see kogemus on öelnud sulle, mis on sinu identiteet. Ja see on kõverpeegel tegelikult. Aga tõeline peegel, ainus tõeline peegel on Jumala sõna. Ja kuidas moodi me saame vabaks ja vabaduses käima on see, et ma teen Jumala sõnast oma elus ja südames tõelise autoriteedi. Jeesuse sõna hakkab kuningana valitsema.
Ja see, kuidas Jaakobus ütleb seda, kui ma olen kummargil vaadanud ehk alistunult vabaduse täiusliku seaduse sisse, mis on Jumala sõna, ja sellesse ka jään, siis ma ei ole mitte üksipänis kuulja nagu see vend, kes vaatas hommikul ennast peeglist, ta nägi, milline ta on, ja nüüd päev hakkas peale ja päevas olukorrad, situatsioonid hakkasid ütlema talle, kes ta on. Ja ta unustas ära seda, mida ta hommikul peeglist nägi. Aga kui ma olen kummargil vaadanud ja jäänud ka sellesse sõnasse, mida Jumal ütleb tegelikult, siis ma olen õnnis kõigis oma tegemistes. Siis mul on vabadus, siis mul on korda minek. Ja see on tegelikult see võti, see on see lahendus igale probleemile, igale võitlusele. Ma pean usu kaudu vastu võtma selle identiteedi, mida Jeesus, mida Jumal on öelnud mulle, kes ma tegelikult olen. Ja ükskõik kui palju kordi ka keegi teine või minu enda mõtted ei oleks vastuolus sellega. See ei valitse mind kuningana, vaid ma tõstan kogu aeg Jeesuse sõna oma südames kõrgeks. Amen. Ma täiendan seda, mida Norman ütles. Mul tuli meelde üks tunnistus, ma ausalt öeldes ei mäleta, kes see seda rääkis, aga oli üks mees, kellel olid elus väga suured deemonlikud sidumised ja jällegi ma arvan, et see ei ole ainult sidumiste teema, see võib olla mis iganes. Väga palju asju on tegelikult algselt deemonlikud. Ma lihtsalt ütlen kommentaarina, meil ei ole aega rääkida nendest asjadest täna, aga ma olen nii paljudes asjades oma elus jõudnud, ma ei ole teadnud seda, aga Jumalaga koos ja seda sõna tundma õppides ja rakendades ma olen näinud, et see oli deemonlik ja miks ma nii mõtlesin või miks mul selline tunne oli, et see on eraldi teema, aga igal juhul see tunnistus rääkis siis sellist mehest, kellel olid elus väga suured probleemid ja väga suur depressioon ja selline, et ta oli täiesti halvatud selle poolt. Ja igal juhul Jumal näitas talle sellist pilti ja see mees otsis vabadust. Samamoodi nagu Norman siin kirjeldas ja käis küll ühe juures eestpalvel ja teise juures eestpalvel ja me ei räägi kuidagi eestpalve vastu, aga me räägime sellest, kus see tõeline vabadus tuleb. Igal juhul ja sellele mehele Jumal sarnaselt Normaniga tegelikult ütles sama asja, et ta nägi, et nii-öelda need sidumised ja probleemid on suur selline mägi tema ees, mis lahutab teda vabadusest, mis on tema oma Kristuses. Ja ta vaatas seda mäge ja ta ütles, et ma ei saa teisele poole, et see on liiga suur, siin on mingit ekskavaatorit vaja või kedagi, kes selle mäe eest ära tõstab. Et Jumal ütles talle, et liiguta see mägi teisele poole. Ja see mees vastas, talle ütles, et mul on ainult hambaork, mul ei ole isegi labidat. Et minu võimekus ühesõnaga seda sõna võtta, mõista, usus käia on umbes hambaorgi sarnane. Ja võiks mõelda siis, et okei, et ma ei saagi ise võidelda, aga Jumal ütles talle selle peale, et võta oma hambaork. Ja see mees läks oma väikese pisikese hambaorgiga sinna mingit paari liivaterakest nii-öelda ümber tõstma ja tegelikult, kui mida rohkem ta kaevas, seda suuremaks muutus see labidas tema käes. Ja see muutuski selliseks, et see mägi sai täielikult ära kõrvaldatud. Ja tegelikult, mida ma kirjeldan sellise pildiga, ongi see sama asi, mis on see hambaork ja mis on see kaevamine, on see, et ta võttis selle vähese arusaamise Jumala sõnast ja Jeesusest ja ta hakkas nii-öelda lihtsalt kaevama, ta hakkas lugema sõna, tundes, et see ei räägi talle mitte midagi alguses. Ta hakkas minema palvesse, mitte midagi tundmata, mitte midagi muutumata, aga ta võttis selle kursi, et ma hakkan Jeesuse poole, ma hakkan selle tõotuse poole liikuma ja Kristuse poole ja mida rohkem ta seda tegi, siis see vägi vallandus, see muutus üleloomulikuks ja sest selles sõnas on vägi, et lihtsalt me võime muidu tunda, et okei, te räägite siin, et minge võtke see sõna ja hakake lugema seda asja ja hakake kaevama, aga ma ei tunne mitte midagi, mul ei avane mitte midagi. Ja absoluutselt. Ja nüüd tahaks veel edasi rääkida siitä, et kohe, kui Hanna rääkis, tuli mulle üks teine kirjakoht üles ja see on see, et see, kes on ustav väheses, selle kätte usaldatakse rohkemat. Ja see on Jumala riigi printsiip, üks väga olulisi printsiipe ja väga oluline on sellest aru saada.
Ja kui sa hakkad seda vähest kasutama, siis võib sulle tunduda, et mul on nii vähe ja see, mida ma teen, see, mis mul on, see on nii tühine ja tähtsusetu. Aga kui sa ustavalt usus hakkad rakendama seda, mida Jumal on sulle praegusel hetkel andnud tegelikult, ta on igale ühele sõna andnud, kes on uuesti sündinud kristlane ja kes isegi ei ole uuesti sündinud kristlane, Jumala sõna kutsub sind tegelikult. Ja kui sa paned tähele seda ja hakkad ennast selle usu mõõdu järgi nagu alistama sellele sõnale, siis see hakkab kasvama. See hakkab järjest enam ja enam kasvama ja ühel hetkel toimuvad läbimurded. Ühel hetkel sa näed välispidiselt, et midagi on muutunud, ma kogen teistmoodi. Ma ei ole enam selle asja orjuses, selle asja all sellisel viisil, nagu ma enne olin. Aga panete tähele, siin jällegi läheb aega vaja ja kannatlikkust läheb tarvis. Need asjad ei juhtu niimoodi üleöö sõrmenipsuga. Kiirtoitu Jumala riigis ei ole olemas tegelikult. Et ma julgustan lihtsalt sind kasutama, kinni haarama sellest, mis sul tänases päevas on. Mitte vaatama vasakule ega paremale, mitte vaatama sellele, kuidas kellegi teise olukord on, kui palju kellelgi teisel on, kui ma ei tea, auline keegi teine on, vaid individuaalselt minema igapäevaselt Jumala ette ja küsima tema käest seda elavat rooga iga päev. Ja see on ainus roog, mis sind toidab ja täidab ja teeb vabaks. Amen. Amen. Sellega ma arvan, et me lõpetame. Me võiks palvetada veel, äkki me tõuseme. Ja. Oleme päris pikalt istunud. Ma palvetan esimesena äkki. Ja, kallis Jeesus, me täname selle hommiku eest, me täname sinu sõna eest. Me täname selles, et sinus on olemas kõik see, mida me oleme kuulnud. Sinus on olemas see vabadus, sinus on olemas see päris puhtus, sinus on olemas päris armastus. Isa, me ei suuda iseenesest armastada. Meie armastus on alati isekas, kui me seda ise teeme. Me täname, et sinus on see olemas, Jeesus, ja me täname selle eest, et see on meile kättesaadav. Ja Isa, me lihtsalt tahame oma südamed avada sulle. Paluda igaüks täna täpselt seal, kus ta on, paluda sinu ilmutust, paluda Isa, et seda armu, et see sõna võiks meile lahti minna. Isa, tõesti, et võtta oma väikesed hambaorgid, mõnel võib-olla natuke suurem lusikas juba, mõnel labidas. Isa, me võtame selle, mis meil kellelgi täna on. Me lihtsalt ütleme, et me tahame tulla sinu juurde. Me tahame tulla sinu ette, me tahame, Isa, me tahame selle kätte saada. Me palume sinu ilmutust oma eludesse, patust ja armust ja sellest, kes Jeesus sina oled. Ja Isa, ma tänan, et juba mingi kuu pärast ma usun, et selles samas saalis on täiesti muudetud elud, kui me seda kurssi jätkame ja hoiame. Me lihtsalt võtame selle vastu, Jeesus, ja ma kuidagi palun eriliselt nende inimeste eest, Isa, kes täna on väga suure süükoorma all. Ja ma lihtsalt Jeesuse nimel tühistame selle süü sõna, mis on nende sisse tõusnud. Jeesus, ma tänan, et need, kes sinu poole on pöördunud ja vaadanud, Isa, me oleme täiesti lahti lõigatud süüst. Olenemata, kuidas meil välja tuleb või on tulnud, olenemata sellest, kas see on 2000 kord või 5000 kord, kus me sinu juurde tuleme tagasi. Jeesus, ma tänan, et süü on täiesti kadunud, seda ei ole olemas, seda võlakirja. Ja kõik, mis on alles see, mis meile sisiseb seda, see on ainult vaenlase vale ja see on tühine. Nii me lihtsalt räägin seda vabadust ja seda tõde nende inimeste üle selles paigas ja kes seda vaatavad, Jeesus. Ma tänan, et see, mis hoiab meid tagasi sinu sõnast, et see ahel on tühine, see on murtud, see on vaenlase töö, mis tahab meile öelda, et me ei saa ära hakka piiblit kätte võtma, aga see on vale. Jeesus, ma tänan, et see on iga ühe jaoks täna kehtiv, Isa, ja sa tõstad meid täiesti teise kohta, sa paned meid täiesti uude olekusse, Jeesus. Ma lihtsalt õnnistan iga inimest seda paigas. Selles paigas ma õnnistan, Isa, seda sõna vilja kandma, Isa, ja neid täielikult kätte saama seda, milleks sina oled neid kätte saanud. Jeesuse nimel. Amen. Ja Jeesus, ma tänan sind, et sinu arm on tänases päevas kätte saadav iga ühe jaoks, kes tahab, kes otsib. Sest kirjutatud on, et iga otsija leiab, igale koputajale avatakse, iga paluja saab. Ja sa oled ustav ja hea, sa ei ole mitte kedagi välja lükanud. Iga üks, kes on tulnud siia sellele tänasele teenistusele ühe igatsusega, sinu järgi, selle tõelise vabaduse järgi, mis üksnes on sinus leitav, see saab rahuldatud.
ma tänan Jeesus, et need koormad on meie pealt ära tõstetud, mis ütlevad, et ma pean ise kuidagi sooritama, ma pean ise ennast õigeks tegema sinu ees ja välja teenima. Ma tänan, et üks ilmutus sellest arusaamisest, mida tähendab sinu arm, leiab aset iga inimese südames, kes on siia tulnud. Me tõstame Jeesus sind kõrgeks, me täname, et sina oled sooritanud. Et sina oled meid vabaks ostnud kalli hinnalise verega ja see on piisav. See on rohkem kui piisav. Ma räägin vabadust igale inimesele, kes siin on oma võitlemistes. Ma räägin kadudepressioonile, kuratlikele valedele, mis ütlevad, et see ei ole sinu jaoks, sina ei saa saada, sa oled neetud, sa oled lahutatud Jumalast. Ma tänan, et süü on ära tõstetud ja üks hingamine on meie osa, kui poegade ja tütarde osa. Tänu ja kiitus, Jeesus, et ärkamine on alanud juba. Ja see ärkamine algab iga inimese südames, aga see pressib ka esile, nii et maailm hakkab nägema seda. Tänu ja kiitus, et sa oled oma kogudust puhastamas praegu igasugustest kuratlikest ja teemonlikest valedest, mis ütleb, et me oleme kuidagi moodi räpased ja ebapuhtad ja kõlbmatud. Ma tänan, Jeesus, et sinus me oleme puhtaks pestud. Me oleme üks valmistatud pruut, kellele peigmees tuleb järgi ja kelle üle on hea meel peigmehel. Ma tänan, et me oleme pruut, kellel ei ole kortsu ega plekki. Halleluuja, las see ilmutus tabada. Ma räägin seda ilmutust praegu üle võtma iga ühe südant siin, et me oleme õigeks mõistetud, me oleme vabaks tehtud ja et me võime head vilja ka kanda. Ja inimesed näevad meid, sest nad näevad midagi teistsugust, kui see maailmas on. Ja hakkavad küsima, et mis on selle muutuse esile toonud. Kes see on, mis see on? Ma näen midagi teistsugust sinus. Tänu ja kiitus, Jeesus, et see pakkumine on tänasel päeval igale ühele valmis pandud. Ja mitte keegi ei ole välja jäetud. Mitte keegi ei ole välja lükatud, mitte keegi ei ole hüljatud, vaid me oleme omaks võetud. Ma tänun, et see ilmutus tuleb üles koguduses ja kogudus saab tugevaks, Kristuse sarnaseks. See on see hea töö, mida sa oled tegemas meie sees. Ma õnnistan seda tööd jätkuma ja täit vilja esile tooma. Ja kurat ei saa mitte mingisugust tahtmist. Tema tahe ei lähe läbi, vaid Jumala tahe sünnib, nii nagu taevas, nõnda ka maa peal. Ja Jumala riik tuleb esile Karmeli koguduses, Rakvere linnas, Eesti maa peal. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.